Austatud kuulajad, lugupeetud teatriinimesed, kes te olete kogunenud sellele konverentsile. Mina olen Lembit Peterson, Eesti lavastaja, näitleja, театрпедагог. Я приветствую ваше собрание, вашу конференцию. Калимера, калимера. Так что вот, дорогие, было бы очень интересно встретиться, увидеть и вместе помыслить, поговорить и поработать о том. Потому что мне кажется, что антика – это то, что может нам объяснить то, что происходит с нами сейчас, плюс дать некий катурн этому, то есть некую моральную дименсию тому, что происходит теперь, потому что эту моральную дименсию мы потеряли. Так что жду встречи, если она будет, буду очень рад. Театр остается все же живым, несмотря на перемены, которые происходят в истории. Я придумал одну фразу, которая мне очень самому нравится. История отвратительна, а жизнь прекрасна. Вот под этим лозунгом я живу и прощаюсь с вами. Viisiks on minul seda lavastades praegu ärgata või mitte ärgata, selles on küsimus. Ja ärgata siis millele? Ja minu jaoks on tähtis ärgata, järjest rohkem ärgata tõele. Ja tõde ei ole minu jaoks abstraktsioon, vaid mulle meeldib, kuna me töötame siin dominiiklaste vanas kloostris, ühe dominiiklaste ordu kindrali Timothy Radcliffe'i lause, et tõde on võib-olla eelkõige nagu valgus, mis meile näitab Jumala poolt loodud maailma ilu ja headust. Et kui me näeme seda veel, keset kõiki neid kataklüsme, kõiki neid ärevaid ootusi, kõike seda, mis on toimunud maailmas, kui me suudame seda ilu ja headust veel näha, siis mulle tundub, et me oleme tões, et ükskõik mismoodi maailm meie ümber ei lärma või meid ei hirmuta. Ja see on see magistraalne ja põhiline idee või teema, mida ma püüan avastada klassikalistest autoritest, tänapäeva autoritest. Me oleme mänginud lisaks Kossele ka näiteks Ivan Verpaevi või Zelleri või Thomas Bernhardi näidendeid, loomulikult ka Eesti kaasaegseid autoreid. Aga see on teema, mida ma püüan avastada koos näitlejatega, koos õpilastega ja ma võin öelda, et see avastusretk, see tunnetustee läbi teatri annab erakordselt huvitavaid tulemusi endale ja ma loodan, et ka kõigile, kes me etendusi külastavad.
meie väikeses vaikses teatris. Aitäh, suur tänu tähelepanu eest!